Isa, me täname, kiidame, ülitame sind siin paigas. Isa, me täname sinu sõna eest. Meil on privileeg minna sinu sõnasse. Meil on privileeg tunda sinu sõna. Meil on privileeg käia koos sinu sõnaga. Isa, me täname, meil on ka privileeg hoida oma südamed avatuna sinu ees. Ja isa, tõesti, et võtta vastu, mis sul on täna meie jaoks. Isa, sinu sõna on hea. Sinu sõna on kasulik õpetuseks, manit noomimiseks. Ja isa, sellest on meile kasu, kui me võtame selle usu läbi vastu. Isa, me oleme siin oma südamed avanud. Ja isa, see on nagu... Sa ütlesid, et see külvelaks välja külvas sõna. Isa, me oleme täna külvamas sõna. Ja isa, tõesti, isa, me täname, et me oleme see hea pinnas, kes võtab sõna vastu, kuuleb seda sõna, teeb selle sõna järele, et me võiksime kanda vilja 30, 60 või 100 kordselt. Kogu au ja kiitus sulle, isa, Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Halleluja. Mul on jälle kõrval, et võtame natuke jälle telekat appi. Mul täitsa meeldib, kui kirjakohad jooksevad telekas. Amen. Aga kusjuures üks huvitav asi on, ma kuulasin Charlie Kirk, see, kes maha lasti tehti atendaati. Ta on see, kes oli siis nagu aktivist, kes rääkis väga palju, aga samas ta oli ka väga tugev usklik, kristlane kuulutas evangeeliumi ka. Ja siis ta ütles väga hästi, ütles, et kristlased peaksid tagasi minema paberpiiblite juurde. Ta toob väga hästi välja, miks on, sest telefon on distraction. See on nagu siuke, tal on nii palju võimalusi, isegi koosoleku ajal, tuleb sulle sõnum, tuleb ükskõik midagi, tuleb mingi mõte, näoraamat ja see võtab selle ära. Kui ta toob väga hästi räägib, et kui me läheme tagasi selle juurde, see on kirjutatud sõna, siin ei ole segajaid. Siin ei ole segajaid faktoreid, sa võtad seda sõna nagu on ja kirjutatud sõna on, ja ta räägib väga hästi sellest. Ja see on tõde, et me peame minema tagasi, sest kurat on see, kes tahab kogu aeg tuua neid segajaid, distraction. Ma ei oska, on segaja, distraction on, et viia meie mõtted kuhugi mujal, viia mõte sinna ja viia sinna. Ja tihtipeale need elektroonilised kandjad nad toovad seda, sest ei ole ainult piibel, vaid seal on ka kõike muud meil. Et see on siuke, et mulle täitsa meeldis, kui ta ütles seda. Amen. Aga meie vaatame edasi usust. Ja mis on usk? Usk on loodetav sisu nähtamatute asjade tõendus. Amen. Usk on siis, nagu eesti keeles ütleb, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Ja Heebrealaste 11.1 laiendatud tõlge ütleb, usk on loodetatud asjade kindlus, kinnitus, omandi õigus, tõendav dokument, nähtamatute asjade tõestus ja nende tõestuse veendumus. Amen. Mis on usk? Usk on kindel usaldus. Kindel usaldus. Me usaldame kindlalt mida? Jumala sõna, mis seal kirjas on. Ja kui Jumal on midagi öelnud, me teame, et see saab juhtuma. Usk on kindel usaldus, sellest veendumus, sellest mida ei nähta. Mulle meeldib, kuidas üks tõlge ütleb veel, et usk tähendab aga ka seda, usk tähendab seda, et me oleme kindlalt loodetavas ja veendunud selles, mida me ei näe. Usk on loodetavale asjale sisu andmine. Usk annab asjale alati sisu. Amen. See on see, et usk on alati midagi, mis paneb kuskil midagi juhtuma ja sündima. Amen. Usk töötab alati. Amen. Ja kui me vaid suudaksime seda kõigile inimestele edasi anda. Paljud inimesed tahavad omada loodetavat asju. Et nad lihtsalt elavad selles lootuses ühel päeval kunagi midagi järsku juhtub. Usk ütleb, see juhtub nüüd kohe praegu. Lootus ütleb, see juhtub kunagi tulevikus. Aga meie usk annab loodetavale alati mille? Sisu. Ta teeb midagi. Amen. Usk ütleb, see on nüüd kohe praegu. See kuulub meile kuna? Praegu. Amen. Lihtsalt Piibel ütleb, siis väga lihtsalt, teisisõnu Piibel ütleb väga lihtsalt meile, usk on nähtamatu lootuse valdkonna haaramine ja selle toomine reaalsuse valdkonna. Usk haarab lootuse tulevik kunagi on, usk haarab sellest kinni ja toob selle reaalsusesse.
Usk ütleb, see on nüüd. Lootus ütleb, kunagi ma saan terveks, kunagi võib-olla ma saan jõukaks, kunagi Jumala vastab palvetele, see on kunagi alati tulevik. Lootus on tulevik. Usk on kohe nüüd sama, usk toob selle reaalsusesse. Amen. Ja teisisõnu, me teame muidugi, et usk kasvab välja millest? Jumala sõna kuulmisest. Usk kasvab välja sellest, mida me kuuleme. Ja me oleme juba seda vaatanud, kust usk tuleb. Nii tuleb siis usk kohast kuultust, aga kuulda peab tulema Jumala sõnast, Kristuse sõna kaudu. Amen. See on see, kust me haarame kinni, kust me teame. Usk tuleb siit Jumala sõnast. Amen. Usk ei tule olnud kuulnud, usk ei tule, et ma tean seda. Usk tuleb tegelikult, kui veel vaadata kuuldust või ta ütleb järjepidevast kuulamisest. Amen. Sest ta ütleb ka uuendagu oma meeled järjepidevalt. Ärge mugavduge selle maailmaga, vaid uuendagu oma meeled. Amen. Ja see on üks viis, kuidas me uuendame oma meel, on Jumala sõnaga. Ja keegi ütles väga huvitavalt, et me elame informatsiooni ajastus, ja tihtipeale on väga palju negatiivsust. Ja me ütleme välja negatiivsust. Aga ta ütles, et kuna see ühiskond soosib seda, siis, et kui me ütleme ühe negatiivse sõna välja, see võtab 5 positiivset sõna, et seda ümber keerata tagasi. See on see, kui palju me ümber on, õhus on negatiivsust. Ja usk ütleb meile, mul on see nüüd kohe praegu olemas, see kuulub mulle praegu. Lootus ütleb, ma saan selle kunagi. Usk on alati oleviku vorm, lootus on alati tuleviku vorm. On olemas 2 erinevat asja, on Jumala sõnaga vaimselt nõustumine ja see ei ole südamega uskumine. Kui me nõustume Jumala sõnaga, võime nõustuda, et see on õige tõde, see ei tähenda veel, et me seda usume. Amen. Kunagi metodisi kiriku John Wesleyt on keegi kuulnud, teab sugust nimi. Tema on kunagi ütlenud väga huvitavalt, et paljud kirikus olevad inimesed ei ole tegelikult päästetud. Nad on lihtsalt vaimselt teatud tõdesid omaks võtnud. Nad on nõustunud, et teatud asjad on tõesed nende meeles, aga mitte südames. Wesley viitas peausule versus südameusule. Pääste võib uussünni vastuvõtmisel, või uussünni vastuvõtmisel, sama kehtib ka tervenemises, püha vaimu ristimises saamises või palvetamise palve vastuse saamises. Usk töötab alati igas valdkonnas. Me oleme päästetud kuidas? Usu läbi Jumala armust. Paljud nõustuvad, paljud ütlevad, Jumal on olemas, jah, ma usun, et Jumal on olemas, jah, ma usun, et õige on kirikus käia, jah, ma usun, et õigesti rääkida. Paljud ütlevad, ma usun, et on neid asju teha, aga või ma tean, et neid on tegemas, väga imelik on öelda, usun, on olemas 2, on südamega usk, on olemas mõistusega usk. Ja see mõistusega uskumine on see, et ma nõustun, et Jumala sõna on õige. Südamega uskumine paneb meid tegutsema. Südame uskumine paneb meid tegutsema koheselt. Kui ma usun oma südames, et see on nii, siis ma ka tegutsen selle järgi. Nagu meie armas õde ütles täna, ma olen terve, ma tegutsen selle baasil, ma tulen kogudusse Jeesuse Kristuse vermet läbi, sa oled terve, see kuulub sulle nüüd ja praegu. Amen, absoluutselt. Paljud inimesed, kes on Jumala sõnaga vaimselt nõus, arvavad, et nad kogu aeg tegelikult usuvad. Kuidas me teeme vahet, kas me oleme vaimselt nõus või usume? Usk ütleb, see on minu, mul on see nüüd. Vaimne nõusolek ütleb, ma tean, et peaksin seda saama. Aga mingil põhjusel ma ei ole sellest veel aru saanud või mingil põhjusel ma ei ole veel seda saanud. Ma tean, et see kuulub mulle. Ma tean, et see peaks olema millegi pärast, see ei ole minu oma. See on vaimselt nõusolek sellega, tõega. Usk ütleb, see on minu oma. See kuulub mulle, see on praegu, see on minu. Inimesed, kes on sõna öelduga vaimselt nõus, ei usu, nad nõustuvad vaimselt, et sõna on tõsi, aga nad ei omasta Jumala lubadusi enda jaoks. Paljudel juhtudel inimesed nimetavad lootust uskumiseks. Nad nimetavad, et lootus on uskumine. See, et kunagi saab. Nad usuvad, et see on tõde, see on õige, kunagi saab minu omaks ja nad nimetavad selle lootus, aga nimetavad seda
uskumiseks. Usk ütleb, alati me ei tohi ära unustada, usk ütleb kohe nüüd sama, praegu see on minu oma. Lootus ütleb alati ja me ei tohi ära unustada kahte asja. Lootus ei ole uskumine, uskumine ei ole lootus. Need on kaks täiesti erinevat asja. Amen. Inimesed, kes nõustuvad Jumala sõnaga ainult vaimselt, võivad öelda, ma usun, et ma saan oma tervenemise. See pole ikkagi usk. See on lootus. Inimesed nimetavad seda uskumiseks, aga see ei ole uskumine, see on lootus, sest see on tuleviku vorm. Ma usun, et ma saan terveks kunagi. Ja me kuuleme tihti inimesi ütlemas, ma usun, et ma saan kunagi püha vaimu või ma usun, et ma saan oma tervenemise kunagi või ma usun, et Jumal teeb mind kunagi terveks. See ei ole uskumine, see on lootus. Alati, kui me lisame kunagi midagi julgest, siis me teame, et see on alati lootus. Lootus ei toimi Jumalalt vastuvõtmise puhul. Me ei saa lootusega vastu võtta Jumalalt, vaid me võtame, see on usk, mis võtab vastu Jumalalt. Jumal ei ütle, et ta annab sulle püha vaimu või ta teeb sind terveks kunagi või mingil tulevikus. Jumal ei ütle seda mitte ühelgi korral oma sõnas. Et ta annab kunagi sulle püha vaimu, et ta teeb sind kunagi terveks. Näiteks andis Jumal püha vaimu kogudusele 4 püha päeval. Ja me näeme, et need kirjakohad on siis välja toodud. Kõik, mida usklikud peavad tegema, on mida? Vastu võtma selle, mis on antud. Ja meie tervenemine osteti ja maksti Jeesuse triipude ja tema lunastust tööga ristil. Jesaja 53:4-5, Mattuse 8:17 ja 1. Peetruse 2:24 on need kirjakohad, kus on öeldud, et te olete terveks saanud. See ei saa kunagi olema, see on juba meie oma. Ja mida meie kristlastena peame siis selle usu kaudu vastu võtma või omaks võtma see, mis Jumal on meile juba andnud. Keegi võib ju öelda, Jumal lubas oma sõnas mind terveks teha. Ei, Jumal sõna pole kohta, kus ta oleks lubanud kedagi terveks teha. Jumal ütleb meile, et tervenemine on ostetud ja tasutud ning et see kuulub juba meile. Meie asi on see tervenemine omaks võtta. Jumal ei lubanud, et ta teeb meid kunagi terveks. Jumal ütles, sa oled juba terve. Tervis kuulub juba sulle. Püha vaimuga ristimine kuulub juba sulle. Pääste juba kuulub inimkonnale. See on see, et vaata, tihtipeale, ma loodan, et ma kunagi saan päästetud. See inimene paraku läheb põrgusse. Sest pääste kehtib kohe ja praegu. Amen. Ja siin ma tahan väikse näite tuua 2 erinevast usust, nagu on Toomase usk versus Abrahami usk. Need on 2 erinevat usku. Ja me lähme vaatame Johannese evangeeliumisse 20:25-29. Ja siin ta ütleb, teised jüngrid ütlesid siis talle, me oleme näinud issandat, aga tema Toomas ütles neile, kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ja ei pane oma sõrmi naelte asemetesse ja ei pane oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid jälle toas ja Toomas nendega. Siis tuli Jeesus uste lukus olles ja seisis nende keskel ning ütles, rahu olgu teile. Siis ta ütles Toomale, pane oma sõrmed siia ja vaata minu käsi ja siruta oma käsi siia ja pista see minu külje sisse. Ja ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas ja ütles talle, minu issand ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, Toomas, et sa mind oled näinud, siis sa usud. Õnnistatud on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Nii, lähme edasi. Halleluja. Aga kui me läheme ja vaatame siis roomlastele 4:17-21, see oli siis Toomase usk, nüüd me vaatame Abrahami usku. Nõnda nagu on kirjutatud, ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks, Jumala ees, keda ta uskus, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid otse, kui oleksid nad olemas.
kes lootuses uskus, et tema saab paljude rahvaste isaks selle sõna järgi, mis on öeldud, nõnda saab olema sinu sugu. Ja ta ei olnud usus nõrk ega pidanud oma surnud ihu ega Saara surnud ihu. Kus ta ütleb siin, mul on siin väike puudus, ja ta ei läinud usus nõdraks tähele, panes oma ihu, mis oli elatunud, oli ta umbes 100-aastane ja Saara lapsekoda oli surnud. Ent Jumala tõotuses ta ei mõelnud uskmatuses kaksipidi, vaid sai vägevaks, milles? Usus, andes Jumalale austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Amen. Ta oli kindel, et see, mis Jumal oli öelnud, on absoluutne tõde. Amen. Ja siin on see koht, kus me peaksime nägema siis natukene erinevust, mis on Abrahami usu ja Toomase usu vaheline erinevus. Toomas ütles, ma ei usu, kui ma ei näe naelte jälgi ja haava tema küljes. Jeesus ütles, sa oled mind näinud ja usud. Õndsad on need, kes ei näe ja usuvad. Salm 29, seejärel vaadake Abrahamile. Ja see oli Salm 29, oli see, kui ta ütles, jah. Ja nüüd Abrahamile vaadates, selle vaatame Abrahamile, kes hüüab olematud otsuga oleksid. Milline usk on piibli usk? Muidugi on Abrahami usk, sest meie tekst Heebrealaste 11.1 ütleb, usk on loodetava usaldust, nähtamata asjade veendumus või usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Abraham oli kuulnud Jumala sõna. Jumal ütles, mida? Sinust saab paljude rahvast isa. Abraham ei kahtlenud rohkem, ütles, so be it. Nii saagu, nii olgu, minust saab paljude rahvast isa. Toomas jälle samas ütles, ta kuulis, et issand üles tõusnud, ütles, et aga ma ei usu enne, kui ma näen. Ja Jeesus noomib teda selle uskmatuse pärast. Amen. Ja kui me vaatame Heebrea 11 peatükki, siis seal mainitakse veel Abrahami. Ja seal öeldakse, usu läbi, Heebrea 11, 8-12, usu läbi kuulas Abraham sõna, kui teda kutsuti välja minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja ilma teadmata, kuhu ta läheb. Usu läbi asus ta võõrana elama tõotuse maale, otse kui võõrale maale elas telkides ühes Iisaki ja Jaakobiga, kes olid sama tõotuse kaaspärijad. Sest ta ootas linna, millel on alused ja mille ehitaja ning valmistaja on Jumal. Usu läbi sai isegi Saara rammu soo rajamiseks ja pealegi üle oma hea selle pärast, et ta pidas ustavaks teda, kes tõotus oli andnud. Selle pärast sündis ühest ja pealegi elatus mehed, nagu siin ei ole vist kõik ära mahtunud peale mul, aga mere ääres liiva. Amen. Abrahami usk põhines millel? Jumala tõotusel. Ta ei olnud näinud, ta ei olnud kogenud, ta oli lihtsalt kuulnud sõna. Amen. Jumal ütles, meil on samamoodi sõna. Jumal on meile öelnud, me valime, kas me haarame sellest sõnast kinni või me ei haara sellest sõnast kinni. Amen. Ja nüüd on küsimus ja salm, kus me jäime? Ma vaatasin järje ära. Rooma 4.21 ütles ju niimoodi. Abraham uskus Jumalat ja uskus Jumala lubadust. See on piibli usk. Siis siin on järelikult väike valem. Amen. Me lähme vaatame et väikest valemit Jumalale meelepärase usu jaoks. Sa saad selle piibli usu enda heaks tööle panna. See on sama usk, mida Abraham kasutas ja see toimis tema jaoks, sest see usk põhineb sellel, mida Jumal on öelnud. See on väike valem meie jaoks. Oma Jumala sõna selle kohta, mida sa Jumalalt saada soovid. Abraham kuulis Jumalalt mida? Sinust saab paljude rahvaste isa. Amen. Mis ta tegi otsuse? Ta uskus, mida Jumal oli öelnud. Ta ei arvestanud vastuolulised asjaolusid. Mis oli? Nad olid nii vanad, nii elatunud. Saara lapsekoda oli surnud. Nad ei arvestanud seda, mis nende ümber toimus. Ja lõpuks ta alati, mida ta tegi, kiitis Jumalat, kiida Jumalat vastuste eest. Ta tänas, tuli alati tänus Jumal, ma tänan. Ta andis au Jumalale, mida Jumal oli tõotanud.
See on usuvalem, see töötab alati, kui me selle paneme tööle enda jaoks, kui me järgime neid 4 sammu ja me saame alati soovitud tulemuse. Need 4 sammu vabastavad meie jaoks tervenemise, palvele vastuse või iganes Jumalalt otsida. See vabastab meie jaoks tervenemise, sest sa oled kuulnud, Jumal on öelnud, kui sul on tervist vaja. Jumal on öelnud meile mida, me vaatasime 3 kirja kohta, me küll välja ei võtnud neda, aga ütleme, 1. Peetruse 2.24 ütleb mida? Jeesuse vermet läbi te olete terveks saanud. Meil on kirja koht olemas. Nüüd kas me usume seda või me ei usu seda? Me usume seda. Kas me tunneme, et me oleme terved vahepeal? Ei tunne. Me ei arvesta sellega, sest võit on juba meie oma, see kuulub meile. Ja me täname Jumalat, et ma olen terve kuna. Nüüd, kohe, praegu. Me jätame tähele panemata, nagu Saara või Abraham, nad jätsid tähele panemata. Nad lükkasid kõik kõrvale ja nad tänasid Jumalat, kuni see siis avaldus selles füüsilises maailmas. Ja kui me kasutame neid 4 printsiipi, see alati toimib. 100% me saame selle printsiipide läbi alati omale vastused, mida me Jumalalt otsime. Aga paneme tähele Toomase usku. Toomase usk ei põhinenud sellel, mida Jumal ütles. Toomase usk põhines sellel, mida tema enda füüsilised meeled talle ütlesid. Näiteks ütles Toomas, et ta ei usu, kui ta ei näe. Ja väga paljud inimesed ütlevad, kui ma seda näen või kui ma seda tunnen, siis ma tean, et mul on minu palve täidetud. Aga see ei ole piibliusk, see on loomulik inimlik usk ja iga patusel on selline usk juba olemas. Tõeline usk Jumalasse põhineb alati Jumala sõnal. Tõeline usk sõnasse ütleb. Mis ta ütleb? Kui Jumal ütleb, et see on tõsi, siis see ongi. Jumala uskumine on tema sõna uskumine. Amen. Jumala uskumine on tema sõna uskumine. Ja siin mulle meeldib väga hästi, mida Smith Wigglesworth ütles. Väga huvitavalt. Ta ütles, ma ei saa Jumalat mõista tunnete kaudu. Ma ei saa Issandat Jeesust Kristust mõista tunnete kaudu. Ma saan Jumala Isa ja Jeesuse Kristust mõista ainult selle kaudu, mida sõna nende kohta ütleb. Jumal on kõik, mida sõna ütleb. Ta on. Wigglesworth jätkas ütlemist. Ma pean Issandat Jeesus Kristusega sõna kaudu tuttavaks saama. Smith ütles, ma ei saa teda tunda tunnete kaudu, emotsioonide kaudu, vaid ma õpin teda tundma ja tunnen teda ära, mida sõna ütleb. Smith ütleb, me peame Issandat Jeesus Kristusega sõna kaudu tuttavaks saama. Amen. Ja väga paljud inimesed püüavad Jumalat tundma õppida tunnete kaudu ja kui nad tunnevad end hästi, arvavad nad, et Jumal on kuulnud. Aga kui nad ei tunne end hästi, arvavad nad, et Jumal ei kuule neid. Nende usk põhineb nende tunnetel, aga meie usk peab põhinema Jumala sõnal. Kui Jumala sõna ütleb, et ta kuuleb mind, siis ma tean, et ta kuuleb mind, sest ta ütles nii. Tema sõna ei saa valetada. Teisi sõnu, kui minu usk põhineb minu tunnetel, siis ma lihtsalt kasutan loomuliku inimliku usku. Ma püüan saavutada vaimseid tulemusi loomuliku inimliku usuga ja ma ei saa seda teha. Ma pean kasutama pühakirja usku, piibli usku ja uskuma Jumala sõna ja kui minu usk põhineb Jumala sõnal, siis ma usun sõna olenemata tõenditest, mis rahuldaks minu füüsilist meelt. See oli natuke kiire, jõudis see kohale. Amen. Et tihtipeale inimesed tahavad tunda, kui kõik on hästi, kõik on ilus, kui Jumal kuuleb mind, kui kõik on paha, halb ja emotsioonid, Jumal ei kuule, Jumal, kus sa oled? Kui Jumal ütles, et ta kuuleb sind, kui Jumal ütles, ta tervendab sind, kui Jumal ütles, ta ei jäta sind kunagi maha, siis see on tõde, olenemata sellest, mida me tunneme ja mida meie emotsioonid ütlevad. Amen. Jumal ei saa valetada, Jumal ei valeta kunagi. Ja väga paljud inimesed tihtipeale püüavad Abrahami õnnistust
Toomase usuga kätte saada. See lihtsalt ei toimi. Meil, kes oleme usklikud, on Abrahami usk, sest Galaatia 3:29 on öelnud, aga kui te olete Kristuse omad, siis olete Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. Meil on Abrahami usk olemas. Me ei pea kasutama Toomase usku, kui meil on olemas Abrahami usk. No ta ütleb, aga kui te olete Kristuse omad, kui palju on meist Kristuse omad? Ma tean, et kõik tõstate käed, ütleb, ma olen Kristuse oma. Siis olete Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. Järelikult Abrahami usk on teie sees. Amen. Aga kui te olete Kristuse omad, siis Abrahami sugu ja pärijad tõotuse ja Galaatlaste 3:7 öeldakse, teadke siis, et need, kes on usust, on Abrahami lapsed. Kelle lapsed me oleme? Abrahami lapsed. Järelikult Abrahami usk on meil olemas, see on tulnud pääste läbi meile. Amen. Meil on olemas Abrahami tüüpi usk. Me ei püüa seda saada, meil on see olemas. Järelikult me ei pea kasutama Toomase usku, et midagi saada. Amen. Üks huvitava näite, mis ma leidsin ühe huvitava loo, ühest nagu näide sellest nagu Abrahami usust, ma loen selle loo ette, see ei ole väga pikk, aga ühes kohas oli, siis eraldab ära, mis on siis Abrahami usk ja mis on siis Toomase usk. Ühes kohas oli siis üks naispastor, kes oli ikka jälle tervenemisjärjekorras esile tulnud, kuid polnud kunagi tervenemist saanud. Naine oli selle piirkonna tuntud ja tema pärast oli teisi inimesi, kes ei otsinud tervenemisvõimalust, sest nad arvasid, kui tema ei saa terveks, siis ei saa ka nemad terveks. See oli siis keegi jutlusta, kellest oli kogu aeg palvetatud, ta ei ole terveks saanud ja inimesed tulid arvama, kui tema terveks ei saa ka mina terveks. Ja see jutlusta ütleb, seega palusin issandalt mind aidata. Kui ma ei suuda panna seda naist nägema, kus ta usus ilma jäi või usust siis maha jäi või kus uskis ei olnud ja mis on usk, siis vähemalt tahtsin, et issand aitaks mul koguduse liikmetel näidata, mis on usk. Ütles, Jumal, aita mind, sest inimesed vaatavad inimese peal, ta ei saa terveks, aga aita mind kuidagi see siis inimestele nähtavale tuua nagu. Ja issand aitas mul koguduse liikmetele näidata, mis on usk. Issand ütles mulle, et ma ei suuda teda seda nägema panna, aga ma peaksin teda eeskujuna kasutama. Ja ülejäänud kogudus saaks aru, mis on usk. Kujuta ette, Jumal ütles siis selle jutlustajale, sa ei suuda teda muuta, aga ma kasutan teda, et ülejäänud kogudus näeks. Kujuta ette, mõni inimene on nii põikpäine, et mina ei muutu, ei ole, aga Jumal saab kasutada, et aidata teisi olukorda. Ja selles olukorras siis Jumal tegi seda. Kui ma tervendas järjekorras tema juurde jõudsin, palvetasin tema eest. Kui ma lõpetasin, hakkas ta oma kehal haiget kohta tundma. Ta ütles kohe, ei, ma pole seda veel saanud. Palveta uuesti. Nii et ma palvetasin uuesti ja kui ma olin lõpetanud, hakkas tema sama tegema. Lõpuks ütlesin, ma palvetan sinu eest veel ühe korra ja siis sa võid minna tagasi oma kohale. Kui olin 3. palvetamise lõpetanud, ütles issand mulle täpselt, mida teha, et kogudust aidata. Selleks ajaks oli ta vahekäiku tagasi oma kohale läinud ja ma kutsusin ta tagasi enda juurde, kus ma seisin. Ma ütlesin, õde, ma tahan sult küsida midagi. Ta ütles, olgu, lase käia. Ma ütlesin, millal sa hakkad uskuma, et oled tervenenud? Noh, ütles ta, kui ma tervenen, ma küsisin, milleks sa siis tahaksid seda uskuda? Siis sa teaksid seda. Ta ütle seda uuesti. Ma ütlesin seda veel 4 korda ja ta ei saanud sellest aru. Ta ütles, ma hakkan uskuma siis, kui ma tunnen ennast tervena. Ja ta küsis, miks sa siis enam usud, kui sa juba terve oled? Siis pole enam uskud, see on juba fakt. Ja kui naine küsis 4 korda ja ta ei saanud sellest aru. Aga suurem osa kogudusest sai ja pärast seda tulid paljud neist tervenemisjärjekorda ja said terveks. Näete,
ta püüdis seda tõde oma mõistusega haarata, aga meie ei suuda, sest meie mõistus ei suuda haarata asju vaimses sfääris. Aga kui me kuulame oma vaimu, siis on midagi, mis meie sees reageerib, meie süda teab, et see on nii. Me ei saa mõistusega terveks saada, see on meie vaim, see on vaimne vägi, see on vaimne ja me haarame seda vaimselt. Amen. Jumalik tervenemine on vaimne tervenemine. Igaüks võib uskuda seda, mida ta tunneb, kuuleb või näeb. Loomulik maailm tegutseb inimestena ennast enamasti füüsilises sfääris. See on, mida inimesed maailmas teevad. Nad usuvad, mida nad tunnevad, näevad ja maitsevad. Aga meie tegutseme vaimses sfääris. Me saame Jumal kätte usu kaudu. Loomulikus maailmas me peamegi käima tegelikult nägemise järgi. Aga me räägime sellest, kui me räägime piibli asjadest, kui tegemist on vaimsete asjadega, siis me ei käi nägemise järgi. Üleloomulikus maailmas me käime usus, mitte nägemise järgi. 2. Korintuse 5.7 ütleb seda. Amen. Maailmas, kui me elame, me peame nägemise järgi käima. Me kasutame oma viitemeelt ja meil on olemas haistmine, nägemine, maitsmine, need meeled. Aga kui me nüüd tuleme vaimsesse maailma, üleloomulikku maailma, siis me ei saa oma meeli enam kasutada, sest sinu meel ja tunded ütlevad, kui sul käsi valutab, mida ta ütleb sulle? Et see valutab. Jumala sõna ütleb, mida? Et Jeesus vernud läbi saab terveks saanud. Tõepoolest, ta võttis enese peale sinu haigused ja me kutsume esile olematud asju otsa, kui nad oleksid. Amen. See on see, mida me tegema peame rääkima välja sõnu, kutsuma esile olematud asju, kui oleksid. Amen. Ja jumalik tervenemine on vaimne tervenemine. Kui meditsiin ravib, siis ravib füüsilise kaudu. Ka kristlased teinekord ravivad mõistuse kaudu. Aga kui Jumal ravib, siis ta ravib vaimu kaudu. Vaimne tervenemine, jumalik tervenemine saadakse Jumala isalt samamoodi nagu uus sündi, mis on meie vaimsest taas sünd. Päästmine on vaimne uus sünd. Me näeme, et piibel ütleb ju, seega kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Amen. Piibel ütleb seda meile. 2. Korintuse 5.17. See salm ei räägi midast, ta ei räägi meie keha muutumisest. On ju? Keha uueks tegemisest. Uus sünd ei muuda füüsilist inimest, uus sünd muudab sisemise vaimse inimest. Pärast päästmist hakkab sisemine inimene, füüsilise inimese domineerima. Kui me saame päästetud, vaimne inimene peaks hakkama domineerima üle füüsilise inimese. Amen. Aga meie peame oma kehaga midagi ette võtma. On ju nii? See on 1. Korintuse 9.27, mida piibel ütleb. Vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks. Et ma muile jutud öelda, et ise ei saaks kõlvatumaks. Mida me ütleb? Kui me saame päästetud, me vaim sünnib uuesti, me vaim peab hakkama domineerima ja lihaga tuleb teha mida? Orjaks teha. Mida see tähendab? Vaid ma talitsen oma ihu ja teen selle oma orjaks. Esimene poolist ütleb. Miks ta ütleb orjaks? Kui palju õigusi on orjal? Ei ole. Sina ütled, peremees alati ütleb orjale, mida teha ja mitte teha. On ju nii? Järelikult sinu vaimne inimene peaks ütlema sinu ihule kogu aeg, mida teha ja mida mitte teha, sest meie vaimne inimene peab domineerima. Amen. Sest see sisemine inimene on see, kes sünnib uuesti. Uus sünd on vaimu taas sünd. Jeesus ütles, mis lihast on sündinud liha, mis vaimust on sündinud on vaim. Johannese 3.16. See ongi, me peame aru saama, me ei ole enam füüsilised inimesed, me oleme vaimsed inimesed. Sellepärast me usumegi Jumala sõna, sellepärast me käitume sõna ja sellepärast Jumala sõna töötab meie jaoks kogu aeg. Kui inimene sünnib uuesti, ei saa te lihtsalt teda vaadata, öeldes, mis temaga seesmiselt on juhtunud. Kuid aja jooksul paistab see ka väljaspoole.
kui inimene saab uuesti sünnida, me ei näe mingi muutust. Aga aja jooksul peaks tekkima muutus. On ju nii? Aja jooksul me peaksime hakkama nägema, on need sõnade muutus, on need tegude muutus, on see näoilme muutus. Kui inimene sünnib uuesti, pealt näha, me ei saa mitte midagi öelda, mis juhtus sisemise inimesega. Miks? Sest midagi meie sees muutus, mitte väliselt. Aga kui me hakkame kõndima selle valguses, mis meil on, paistab see väljaspoole. Kui me hakkame kõndima sõna valguses, hakkab see paistma väljaspoole. Kui see ei paista väljapoole, siis meie sisemine inimene ei muutu. Midagi on valesti. Me ei ole seda treeninud, me ei oleks omaks võtnud Jumala sõna. Ja siin Kenneth Hagin ütleb väga huvitavalt, ühe huvitava sükse lause toob välja. Meid on altari ette tulnud inimesed palju kordi petnud. Nad palvetavad ja nutavad ja hüüavad ja kallistavad teisi ja teesklevad, et on nii õnnelikud, aga siis me ei näe neid enam kunagi. Kogu aeg arvasime tõesti, et nad on midagi saanud, aga tihti oli see lihtsalt emotsionaalne kogemus, mitte uus sünd. Inimesed petavad, kõik on niisugune, ja nad petavad meid ära, sest see nad väliselt, see Kenneth Hagin ütleb, et see on Kenneth Hagini sõnad, aga siis me järsku ei näe neid enam kunagi. Me ei näe neid enam kogudusest, me ei näe nad ja nende elud ei muutu. Siis ta ütleb teise asja. Siis on teisi inimesi, kes tulevad päästet saama ja kes pole üldse emotsionaalsed. Tegelikult võite pelgalt välimuse põhjal öelda, kas nad üldse midagi said. Nad pole isegi piisavalt kaua altri ees olnud. Võite arvata, et issandal midagi vastu võtta. Et nad üldse midagi vastu võtsid issandalt. Aga paljudest neist inimestest saavad oma elu jooksul väga silmapaistvad kristlased. Amen. See ongi see, et mõned näevad emotsioonid, lendavad asjad ja me ei näe kunagi ja mõned me ei näe emotsiooni ja me vaatame, nad löövad sõna ja nad kasvavad ja nad saavad silmapaistvateks lõpuks kristlasteks. Amen. Aga muidugi me ei tohi, me usume kindlasti tunnetesse. Tunded on meil olemas, me ei saa neid eirata. Aga me peame panema tunded kuhu? Alati viimasele kohale. Kui asi puutub usku või palvetamist, on tunded alati viimasel kohal. Jumala sõna on esikohal. Usk Jumala sõnasse on teisel kohal ja tunded on viimasel kohal. Mis on esikohal? Jumala sõna peab olema alati esikohal, usk Jumala sõnasse on teisel kohal ja tunded on alati viimasel kohal. Väga paljud inimesed pööravad selle ümber ja panevad tunded esikohale, usu oma tunnetesse, teisel kohal on Jumala sõna viimasel kohal, teisel kohal on siis usk oma tunnetesse, teisele kohale. Lähme otsast peale, rauname maha, ära kiirusta, Einar. Inimesed keeravad tihtipeale ümber, esimene kohal on mis asi? Tunded, siis on usk tunnetesse ja Jumala sõna on viimasel kohal. Me peame vaatama, et see oleks teistpidi. Jumala sõna esikohal, usk Jumala sõnasse ja tunded viimasel. Mitte tunded, usk tunnetesse ja siis Jumala sõna, vaid vastupidi. Amen. Ja tihtipeale need inimesed, kes keeravad selle vastupidi, ei saavuta kunagi edu milleski. Jumala tervenemine toimub samamoodi nagu uus sünd. See tuleb meie vaimu kaudu, see ei ilmne alati kohe väliselt, südame usk on piibliusk, piibel ütleb, südamega usutakse õigusega ja suuga tunnistatakse päästmisse. Rooma 10:10 ütleb, ma ei tea, kas mul on see välja toodud, vist ei ole. Sinu süda on sinu vaim ja tervenemine algab kust kohast? Sinu vaimust. See algab sinu seest ja toimib väljaspoole. Amen. See ongi see, et meie vaim sünnib uuesti ja siit hakkab see pihta ja see ilmneb lõpuks välja meil. Ära proovi Jumala sõna. Usu ja tegutse selle järgi. Amen. Jumala sõna toimib igaühe jaoks. Kui inimene ainult usub seda, mitte ei püüa uskuda. Sõna ei toimi, kui sa lihtsalt proovid seda või loodad, et see toimiks. Just uskumine üle füüsilise olude
teeb töö ära. Me käime usus, mitte nägemises. Kui asi puudutab püha vaimu ristimist, tervenemist, palve vastust ja kõike muud Jumalalt. Me peame uskuma Jumalalt. Amen. Me ei käi nägema, vaid me usume. Me ei tohi ära unustada muidugi, et loomulikus maailmas peame me toimima oma meelte järgi. On ju? Näiteks, kui ületad tänavat. On ju? Ja su silmad ütlevad sulle, et autod tulevad, peab olema sul piisavalt mõistust, et oodata, kuni autod on mööduvad, enne kui tänavale ületama hakkad. Loomulikus maailmas pead sa käima loomuliku usu järgi. Usu oma nägemist, usu oma lõhna, usu oma tunnetesse, seetõttu on palju valdkondi, kus me peame käima usus oma füüsilise meelte järgi. Me füüsilise maailmas vajame. Me ei saa minna, saad aru, see on sama loll. Ma lähen välja, usun, et autos ei tule. Astan auto tee peale, et auto alla. See oli see koht, kus mõistlik meel Jumal meile andnud. Teil on meil arguse vaimu, vähe armastuse ja mõistliku meelevaimu. Aga paljud inimesed püüavad Jumalat uskuda oma füüsiliste meelte või loomuliku inimliku usuga ja kui nende füüsiline meeled ütlevad neile, et nende palvele pole vastust, siis usuvad nad oma füüsilist meelt, mitte Jumala sõna. Nad üritavad uskuda Jumalat nende 5 füüsilise meelega. Me ei saa, sest kui me palvetame ja me kohe tulemust ei näe, siis meel ütleb, et kui see on. Aga Jumal ütleb, et ma ei vea sind alt, ma ei jäta sind kunagi maha. Küsimus ongi, aga mis on pistmist meil füüsiliste meeltega Piibliga? Mis on pistmist meeltel ja Piiblil? Ühist. Mitte midagi. Jumala sõna on nii olenemata sellest, kas me nii tunneme või mitte. Jumala sõna on nii olenemata sellest, kas nii paistab või mitte. Jumala sõna on alati tõsi, olenemata meie tunnetest, olenemata asjaoludest ja olenemata asjaoludest on Jumala sõna ikka tõsi. Amen. Jumala sõna jääb alati tõeks, see ei muutu kunagi. Meie füüsilisel meeltel Jumala sõnal pole mitte midagi ühist. Amen. Kui Jumal ütles, sa oled terve, terve oled. Jumal ütles, sa oled jõukas, jõukas sa oled. Inimesed võivad öelda, mida nad tahavad. Me isegi ei usalda inimesi, me usaldame alati Jumala sõna. Amen. Kui Jumal ütles, oma rahu ma andsin sulle, oma rahu ma jätsin sulle, siis Jumal ka tegi seda. Isegi kui me ei tunne rahu. Või Jumal ütles, ma oma armsatele annan une. Kas me tunneme või ei tunne seda, mida me meeled ütlevad või oleme terve öö üleval, see ei muuda Jumala sõna. See jääb alati tõeks. Amen. Ja võimatu on tegelikult selgemini usku õpetada. On ju nii? See on nii lihtne, kui usk olla saab. Pange oma usk sellesse, mida sõna ütleb, mitte sellesse, mida teie meeled teile ütlevad. Kui te ei suuda usku veel mõista, siis lugege lihtsalt neid õppetunde ja uurige Jumala sõna edasi, sest seda tehes uueneb lõpuks meie meel sõnaga ja valgus tuleb meieni. Amen. Enam lihtsamaks seda teha ei saa. Aga see on vaja jälle, kui veel ei jõua kohale, meil ei jõudnud see, siis meil tuleb uuendada oma meeli Jumala sõnaga ja panna seda enda sisse. Sest usk, olenemata, mis väljas toimub, olenemata, mis on tormid, tuuled, Jumal ütleb, heitke kõik oma mure minu peale ja ma pean hoolt sinu eest. See on Jumala sõna. Väljaspoolt võib-olla tundub, mis iganes tormid. Mõtleme Abrahami peale alati. Abraham uskus üle lootus, et ta saab paljud rahvast isaks. Kõik välised näitajad ütles, et see on võimatu. Aga ta ei arvestanud. Vaata, see oligi see, pane see 4 punkti tagasi korraks üles. See on see, need 4 punkti on nii meil on midagi vaja. Esimene asi, me peame kindlaks tegema, kas selle kohta on midagi Jumala sõnas olemas. Me ei saa uskuda, kui meil ei ole alust. On ju nii? Meil on vaja alus panna. Mida sul on vaja? Enamelt Jumala sõnas on kõik olemas. Ja seda, mida ei ole, seda pole sul ka vaja. Nii lihtne see on. Seal on küsimus, vastus igale küsimusele, mis sul egiras üles kerkib. Nagu keegi ütles, tihtipeale võib-olla me ei taha seda vastust, mis Piibel ütleb meile, aga seal on alati vastus olemas igale küsimusele. Mõnikord ütleb Jumal meile, paranda meelt, muutu.
Seda me ei taha või noomimist ja seda me ei taha. Aga kui me leiame kirjakoha, me astume, ütleme, kõige lihtsam on tervenemise näide. Sa leidsid, Jeesus ennast läbi, sa oled terveks saanud. Amen. Nüüd ma teen otsuse, ma usun, mis seal kirjas on. Ma võtan sõna kõigepealt, ütlen Jumala sõna kõigepealt, usk sellesse sõnasse. Vastuolused asjad on igasuguseid. On ju nii? Seal võib olla inimesed ütlevad, mis sa nii loll ikka usud. See on vale kõik, mis sa teed. Me peame haarama Jumala sõnast kinni. Olenemata sellest, mida inimesed meie ümber ütlevad. Paljudele ei meeldi. Kenneth Hagenit mõnitati, siiamaani mõnitatakse tema usuõpetust. Siiamaani inimesed on selle vastu. Ja see on nii kurb, sest usk on kõige alus. Usk Jumala sõnasse on kõige alus. Ilma usuta on võimatu olla. Ilma usuta sa ei saa isegi päästetud mitte. Ja nii rumal on mõelda inimesed, nad tegelikult päästetud ja nad hakkavad vastu vaidlema. Kes küsid, kuidas sa päästetud said? Sa kasutasid sama usuprintsiipi. Sest kui sa usuprintsiipi ei kasuta, sa ei saa olla päästetud. Aga see ongi see, ja lõpuks kiida Jumalat, mille eest? Vastuses see on mul olemas, see sinu sõna ütleb, see kuulub mulle, see on minu olemus ja see on see, kuidas usk töötab. Abraham, kui kaua ma kiidan? Kuni see ilmneb füüsilisse maailma ja käitud, nagu see oleks sinu oma. Kuna me saame võitjateks? Me olemegi võitjad, me ei saa kunagi võitjaks. Võit on juba meie oma. Tihtipeale on see ütlus, mulle nii meeldib, nagu Näinse ütles. Inimesed, ma pean sellest läbi murdma. Ma pean sellest läbi minema. Millest? Et võitu saavutada. Ei, võit on juba meie oma. Meie lõppsiht on juba võit. Me oleme mis iganes, aga võit on juba meie oma. Ükskõik, mida me rahmeldame teeme, me ei saavuta võitu. Miks? See on juba meie oma. Võit juba kuulub meile. Amen. Sest Kristus Jeesus me oleme rohkem kui võitjad. Amen. Halleluja. Aga usk on kindel usaldus. Selle vastu, mida ootakse, veendumust sellest, mida ei nähta. See on see, mida me oleme vaatanud siin juba 4 koos, mis on usk. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme su ette Jeesuse Kristuse nimel. Sa oled imeline Jumal, sa oled auline Jumal, sa oled väeline püha. Isa, me täname sinu sõna eest. Isa, me täname, et sinu sõna on ustav õige, see ei tule kunagi tühjalt tagasi ja meie füüsilisel meeltel ei ole mitte midagi pistmist sinu sõnaga, sest see ei loe, mida meie meeled ütlevad, meie emotsioonid ütlevad, vaid loeb see, mida sinu sõna ütleb. Ja sinu sõna on ustav õige, sinu sõna olete üks ja sinu sõna ei tule kunagi tühjalt tagasi, vaid teeb seda, mille jaoks on välja läkitatud, sest sa oled oma sõnast seda öelnud. Isa, me täname, kiidame. Isa, anna meil tarkus, ilmutus, vaimu sinu tundmises, valgustame südame silmad, et me teaks, mis on see lootus, mille jaoks oled meid kutsunud. Isa, et me kasvaksime aust ausse ja mõistaksime. Ja isa, tõesti, kui see on vajadust, me haarame kinni, kuulame üle seda, et kuni see saab elavaks meie sees. Isa, me täname ja kiidame sind kogu südamest Jeesuse Kristuse nimel. Amen.